Okei, leidsin praegu midagi väga huvitavat. Mis asi see on? Väike kork. Väike kork, kas keegi on käinud tonkatamas või? Kohe vaatame. Nii. Ja uss on küljes. Jah. Keegi teadki, et see on keelatud tegevus. Selline väike kork siis, et ma ei tea, kas et ei oleks märgata või. Oi, siin vajub. Aga võt selline leid siis. Ja uss on küljes. Normaalsed inimesed ikkene. See on seadusega keelatud. Vähemalt sellel jõel. Nii, tere, teeme siis sissevaatuse ka ära. Et 2 päeva on olnud nüüd mega ilusat ilma, aga täna umbes kella 4-st läks täiesti pilve ära ilm ja ähvardab siin sadada, nii et tundub, et on väga hea kalailm ja loodame, et tuleb täna mõni ilus suurem koll ka otsa. Aga praegu, mis ma leidsin, oli jah, põhjaõng, uss oli otsas, mis on selle jõe peal kohe kindlasti keelatud püügiviis. Kahju. Aga okei, ma püüan edasi tõenäoliselt täitsa õhtuni välja, pimedani välja, eks näis. Just pani siit üks kala lehku. Päris kena, kui suur kala oli. Täitsa lõpus teeb sõitu. Nii, nüüd pani risu alla. Aga on küljes. Tunnen, et on küljes. Aga risu käes, risu sees. No. Või on ära läinud või? Ei saagi aru, kus ta on. Ahah, seal. Mul on tunne, et ta on küljega kinni. Jah. Nii. Ohohohoho. Ta on täitsa mööda rabanud. Täitsa mööda rabanud. Sellepärast nii hullu sõitu tegigi. Kõhu alt kinni, jah. See, kus ta mul vedanud on siin selle? Äkki saab ise ära? Ei saa. Ei saa. Pean ikka aitama vist. Kaasa. Nii. Oot. Ta on täitsa mööda rabanud, jah? Kohe saad. Kohe saad vabaks. Kõhu alt kinni. Vinske sell. Nii. Vinske sell. Ta tõmbas siit kuskilt roika tagant ka kinni. Aga ei. Väike. Aga ei pidanud teda isegi katsuma.
juba suurem käis. Aga mul on tunne, et ta sai konksu ka. Väga hea teine kontakt täna kalaga. Aga tundub, et ta sai konksu. Või nägi mind ära. Kumb, 2 varianti. Ahah, see on juba korralikum kala. Ja jälle mööda rabanud. Siuke 36 peale kala, jah? Õrnalt kinni. Ma teen korra käe märjaks. Ma ta vist rabeleb lahti ka. Ei rabele. Suht õrnalt oli kinni. Väga kenas toonuses. Aga ei ole kaugeltki väsinud veel. Jah, ta on paar senti üle mõõdu. Siuke 38. Oi, leidsin kena isend. Ja mul on ees ainult 2 konksu ka. Nii. Mul on 1 konks katki. Ilus kala. Läheb tagasi. Oho. Ops, läks ära ise. Aga tundus ka mõõdu piiri peal olevat. Tundus ka mõõdu piiri peal olevat. Ohoh. No näed, meelitas välja sealt. Äge. Nii, päästame su ära. Ära endale ümber keera seda. Noh, saad ära siit või? Said. Meelitasin kuskilt august välja. Uues kontakt. Käsi märjaks. Toho.
nöör katkes. Vahi. Ja kuidagi viimase kalaga läks nüüd nöör katki, aga tegin nüüd uue sõlme ja vaatame edasi. Hullult palju sääski on. Et päris tüütud ikka hakkab see aeg pihta. Aga tundub, et kala on väga aktiivne, mõnus sombune ilm, nii et ma arvan, et hakkab veel päris lahedaid võtte olema. Natukene liiga hilja jõudsin panna kaamera käima, aga seal, kus lainetab, räige laks. Kobras, jah? Tegin väikse vahetuse, kuna woobleriga pole mõnda aega midagi juhtunud, siis proovin. Täpselt seda proovingi. Proovin pöörlevat. Just tegin vahetuse ja just oli kala otsas. Nii, tundub, et jälle oli kobras siin ja pani ilge litakaga. Nii et siuke ehmatus jälle. Nii et ma ei imesta, kui kõik kalad on siit eemale peletatud. Ma isegi ei tea, kuhu ta nüüd läks. Kala see kindlasti ei olnud. Südari võib siin saada reaalselt. Südari. 2 korda on kobrast täna niimoodi sabaga pandsin. Aga ma ei ole õigel hetkel kaamerat käima pannud ja ma ei ole õigel hetkel teda näinud ka konkreetselt. Vägisi tahab mu püügi ära rikkuda. Võib-olla on see sama kobras, kes sealpool käis ja natukene on hakanud tibutama, see on hea. Ei, sellist väikest ma küll ei tahtnud. Issand jumal. Issand jumal. Kuule. Täitsa lõpne. Tänase päeva kõige väiksem. Kobras paneb siin all. Nägin. Ohoh, kus sa nüüd tuled? Oi, kui suur sa oled. Okei. Natukene nagu hakkasin kartma. Tuli täitsa mu lähedale. Täiesti lõpp, kui suur. No ma ei tea. Rikutakse mu päev ära täna ikka. Okei, tõmbame siis tänaseks püügipäevaks joone alla, et püügipäeva teine pool siis väga suuri emotsioone ei pakkunud, välja arvatud siis metsjasuurune kobras, kes sujus minu poole ja ma panin sealt jõe äärest padavai kiirelt minekut. Ja täna veel 2 korda oleks südari saanud, et selle sabaga nad löövad niimoodi, ehmatavad eemale, siis et 2 korda oli seda, et ma isegi ei tea, kui mitu kobrast siin siis mind segamas olid, et võib-olla ka sellepärast polnud kala, ei tea. Et tänaseks suurimaks jäigi siis see 37-38 senti umbes sinna kanti ja veel mingid väiksemad võtud ja veel üks mingi mõõdukala läks otsast,
aga jah, vot selline püügipäev täna ja tõesti näed, need sääsed niimoodi tüütavad, et täiesti lõpp. 2 päeva oli mega soe, nüüd läks nagu pilve, aga nüüd on sääsed välja tulnud, nii et nüüd on vaja juba sääsetõrjevahendid hakata ka kasutama, et ei saa muidu üldse olla, täiesti võimatu, kogu aeg pinisevad kõrva ääres ja no mõtlen, et räägin ühe nagu sellise, ma ei tea, kui lahe lugu ta nüüd on, aga tuttavad käisid siis ka 3-4 päeva tagasi kalal ja sattusid kokku karuga. Ja sattusid kokku karuga veel niimoodi, et niimoodi sattusid veel karuga kokku siis, et karu hakkas nende poole jooksma ja ma ei tea, kutid olid ka paanikas, ma ise oleks ka tõenäoliselt paanikas, keerasid otsa ümber, jooksid ja lõpuks hüppasid jõkke pommi ja siis vaatasid, karu enam ei olnud. Et täiesti tõesti sündinud lugu. Sõbral oli veel pulsikell ka käe peal ja see näitas tol hetkel siis 157 tõmbas pulsi korraks. Et päris jõhker, ma ei kujutaks ette, mis ma teeks, kui ma näen, et karu jookseb reaalselt minu poole, et tõenäoliselt oleks samamoodi käitunud, et padavai lihtsalt minekut pannud, kuigi sellest ei pruugi võib-olla kasu olla. Et selline hirmutav olukord oli siis, et tervitused sulle, Keir, ja mul on hea meel, et sa karu käest pääsesid, nii et tubli poiss. Vot nii, et olge ettevaatlikud ja näeme siis juba järgmises videos, näed, keegi trügib kaadrile ka, kaadrisse. Sääsed, mõnus. Mul on nüüd väike matk tagasi autoni ja kell on 9 läbi ja olgu. Tšau, pakaa.